tahan tutvustada sulle ühte oma lemmikustest pildipankadest, milleks on Pixabay. Ja miks ta mulle meeldib? Nimelt tema sisaldab endas nii pilte, graafikat, muusikat, heliklippe kui ka videosid, et teda on väga mõnus kasutada ja sa leiad siit, ma arvan, kõike, mida sul siis vaja võiks minna. Tema aadress on pixabay.com, minul on ta siis juba ees, sisse logida ei ole vaja. Ja esimene otsing tulebki ekraanil asuvast kastist, otsing on ingliskeelne ja teostame siis esimese otsingu, milleks on näiteks sügis. Otsin kas kõikidest piltidest või kui soovin, siis lähen ja valin, millist mul vaja on. Hetkel soovin ma võtta kõikidest piltidest ja saan teada, et 72 000 pilti on mul valikus. Esimest rida ära kunagi vali, sest need on tasulised pildid, nagu sa ka ülevalt lugeda võid. Meie läheme siia allapoole, kuhu on kirjutatud siis royalty free images. Ja nüüd algab kõige raskem osa, leida õige pilt. Mina praegu sellele ülearu aega ei kuluta. Võtan siit selle ilusa lehe. Soovin seda pilti kasutada. Ma näen siin, kes on ta siia üles laadinud. Näen ka alt tema kasutust, free for use, vaba kasutamiseks ja saan ka litsentsi infot hoolikamalt vaadata, et milline on siis Pixabay litsentsi õigus. Mida siis Pixabay piltidega 99% käib sama õiguse alusel. Te võite kasutada sisu tasuta. Te ei pea autorile viitama, kuid viisakas oleks alati öelda ja teil on võimalik ka sisu kohandada. Mida ei tohi teha? Te ei tohi võtta seda pilti ega seda pilti konkreetselt müüa. Ja just nimelt nii, et sa võtad siit ja ütled, et see on sinu tehtud pilt, et seda ei tohi. Kui sisus on logod, kaubamärgid, ka seda ei tohi te kasutada ning lisaks ütleb Pixabay, et sisu suhtes võivad kehtida täiendavad intellektuaalomandi õigused, et selles suhtes alati väga hoolega uuri, kuidas läheb. Aga üldjuhul on Pixabay litsents väga lihtne. Kui sa soovid selle pildi kohta rohkem teada, detailid ja sul on natukene võimalik näha, et millal see pilt on üles pandud, kui palju seda on juba kasutatud, millega ta tehtud on. Aga see, ma arvan, sind tavaliselt väga ei huvita. Sind huvitab, kuidas see pilt endale saada. Ja selleks on roheline nupp download ja sul on võimalik valida, kui sa teed mingisuguseid veebiasju, näiteks õppemänge, vali kõige väiksem pilt. Kui sa teed näiteks plakateid, mida sa tahad välja printida, siis 2 järgmist mõõtu ja 3 on juba päris suur, väga kvaliteetne, et kui läheb juba selliseks suuremaks toimetamiseks. Mina võtan siis hetkel siit selle eelviimase mõõdu, ütlen download. Sind võib ehmatada, et tulevad ette 2 infokasti. Sa võid need jätta tähelepanuta. Üks on ütleb, et ütle aitäh siis pildi loojale. Sa ei pea seda tegema ja teine on, et mine otse Canvasse. Teinekord on seda ka vaja, sest Pixabay ja Canva on omavahel väga hoolega seotud, aga üldjuhul võid sa juba näha, et sinu allalaadimistes laeb automaatselt ennast sinu arvutisse ja see pilt ongi juba sinu arvutis. Ja sa võid temaga siis nüüd toimetada. Kui ma nüüd soovin valida sügise pilti, mis oleks näiteks vektorgraafikus, siis otsingukast on kolinud siia ülespoole, kirjutan uuesti otsingusõna, võin ka päkiga tagasi minna, aga valin siit näiteks vektorgraafik. Jälle esimest rida ei vaata, aga
alumised read on minu jaoks. Need pildid, millel taga on ruuduline taust, need on siis ilma taustata pildid. Ehk siis sa saadki kätte ainult selle elemendi. Ja kui ma tahan näiteks vahtalehtedega mängida, võtan selle pildi ja jälle download. Ütleb jälle aitäh, aga tegelikult pilt juba laeb. Kui tahan omale ka muusikat võtta, kirjutan jälle oma otsisõna siia ja lähen otsin muusikat või kuulata. Milline muusika mulle sobib ja taaskord download ja mõne hetke pärast on ka muusika sinu arvutis. Täpselt sama lugu on ka videotega. Esimese rida jälle, ma ei vaata seda, aga teise puhul liigun hiirega pildi peale, siis ka näen seda liikumist, kuna mind täna huvitasid puulehed, siis see on väga ilus video ja taaskord ka tema puhul on siis nüüd valida, kui suure video sa võtad. Mina võtan siit praegu kõige väiksema ja mõne hetke pärast on temagi. Täpselt samamoodi ka liikuvaid pilte on võimalik siit alla laadida just nii palju, kui parasjagu sulle tundub, et vaja on.